kahjuks kolmandaks ülikooli aastaks viskas matemaatika õppimine üle. Enam ei viitsinud. Nüüd küll oskan matemaatikat üsna hästi, kuid ma ei näe ennast tulevikus matemaatikuna. Ma olen ka Pestis olnud ikka mitmeid aastaid. Mulle meeldib siin olla, siin on palju häid sõpru ja on hea koos aega veeta. Kuid siiski ma ei ole siin midagi suurt kord saatnud. Olin küll korra IT-koordinaator, aga see oli mitme aasta peale kõik. Ja iga kord, kui saab kuhugi kandideerida, olen ma pärast kahetsenud, et miks mina ei kandideerinud. Olen mõelnud, miks ma nii vähestest võimalustest kinni haaran. Pestis on palju erinevaid võimalusi, aga ma ei ole neid võimalusi kasutanud. Ma arvan, et see on sellepärast, et ma ei ole leidnud seda sisemist motivatsiooni. Sul peab olema see sisemine motivatsioon, mis see tõmbab. Pestis on hea näha, kus mõndadel on seda motivatsiooni, aga teistel ei ole. Ise ma liigitasin ennast selles, kellel ei ole nii palju motivatsiooni. Ma olen käinud paljudel enese leidmise ja eesmärkide seadmise koolitustel ning olen märganud, et kui sa tahad tõeliselt midagi teha, siis sa pead enda jaoks selgeks tegema, miks sa seda teha tahad. Minu arvates on olemas ülimad motivaatorid, mis sind motiveerivad. Nendeks on näiteks teha maailm paremaks kohaks, õiglus, iseenda areng või kellegi teise aitamine. Ma näen, et ma olen enamik oma elus samamoodi otsinud seda asja. Ja see otsimine võib olla kohati üsna kurnav. Sa ei tea täpselt, mis olla võid. Sa võid teha näiteks 3 kuud midagi, siis lõpetad sellega ära. Või näiteks minul oli, et õppisin 7 aastat matemaatikat ja siis lõpetasin sellega. Aga kuskil 4 aastat tagasi, 2013. aasta kevadel, oli õhtul kodus ning juhuslikult sattusin vaatama Gary Jurovski videot The Best Video You Will Ever See. Selles loengus Jurovski rääkis inimeste suhetest looduse ja loomadega. Ta rääkis suurtööstusest, mis on kahjulik nii inimestele, keskkonnale kui loomadele, kuid samas, mida me kõik oma käitumisharjumuste ja rahakotiga igapäevaselt toetame. Gary Jurovski soovitas minna vegan dieedile. Pärast selle video vaatamist ei olnud mul mingeid vabandusi, miks mitte proovida taimetoitlust ja veganust. Kuna ma olen kogu aeg olnud avatud uutele pakkumistele, mõtlesin, et miks mitte proovida ka taimetoitlust. Ma läksin päeva peale taimetoitluseks ning 2 aastat hiljem läksin ka veganiks. Ja siis pärast veganiks minemist olen ütlust palju lugemist selle teema kohta ning mida rohkem ma seda õpin, seda selgemaks mulle saab, et veganus on minu teema ning ma tahan ennast selle asjaga pühendada. Inimestele tuleb seda liikumist selgitada, sest see teeb maailma paremaks kohaks. Ma olen leidnud selle asja ja mulle see asi täitsa meeldib. Martin Luther King on öelnud, et lõpuks me ei mäleta mitte oma vaenlaste sõnu, vaid sõprade vaikimist. Ma ei ole teie vaenlane, et ma veganusest räägin, ma lihtsalt tahan jagada informatsiooni. Informatsiooni, mida suurtööstus ei taha, et inimesed kuuleksid. See on tõsine probleem. Inimestele valetatakse ja seda paljudes erinevates astmetes, nii loomatöösturite kui ka riigi ja meditsiinisektori poolt. Ehk siis ma tahaks natuke seletada, miks minu arvates loomatööstus on halb. Näiteks Maailma Terviseorganisatsioon WHO liigitas eelmine aasta töödeldud liha esimese klassi kantserogeenseks aineks ehk vähki tekitavaks aineks. Nad uurisid üle 800 teadusartikli ning korrelatsioon töödeldud liha ja vähkkasvajate esinemise vahel oli selgelt näha. Süües 3 viili sinki iga päev tõstas minu vähkhaigestumisriski 40%. Esimese klassi kantserogeenseteks aineteks on lisaks töödeldud lihale ka suitsetamine, asbest ja plutoonium. Kõigil esimese klassi kantserogeensetel ainetel on ohusildid peal. Miks seda töödeldud lihal ei ole? Või miks üldse on lubatud lastele liha anda, kui on tõestatud, et see on vähki tekitav? Näiteks vanemad ei anna kunagi oma lastele suitsu, aga vorsti ja sinki nad annavad igapäevaselt. Seega, miks suitsu lastele ei anta, aga töödeldud liha antakse, kui nad mõlemad tekitavad vähki? Ja miks siis liha kahjulikkusest nii vähe räägitakse? See on sellepärast, et lihatööstus on suur äri ning nad ei taha oma positsiooni kaotada. Sarnane lugu oli ka tubakatööstustega 50. aastatel USA's. 50-ndatel tulid välja esimesed uuringud, mis ütlesid, et suitsetamine tekitab kopsuvähki. Pärast seda hakkas tubakatööstus eksitama inimesi. Hakkas küsima, kas suitsik on halb. Näiteks Camel tegi niimoodi, et ta kinkis arstidele tasuta suitsublokke. Ja kui arstid selle vastu võtsid, siis tähendas, et nende suitsud polnud arstide arvates kahjulikud.
nii nad seda vähemalt reklaamisid. Samasugune asi on praegu lihatööstusega. Lihatööstus ei taha, et nende juhtus sama saatus, mis oli suitsetamisega. Suitsetamisega on praegu minu arvates kõik korras. Inimesed teavad, et see on neile kahjulik, see on inimeste oma valik, nad suitsetavad või mitte. Aga lihatööstus võitleb igal pidi selle vastu, et nende tooteid ei vaataks kahjulikuna. Ja lihatööstuse üks suurimaid relvasid on kahtlus, et kas see asi ikkagi on nii hull. Või siis teine viis on probleemi kuidagi kõrvale juhtuda, et öelda, et mingi teine asi on see probleem. Näiteks ma olen siin Pestis ka palju kuulnud, et mõned räägivad, et inimesed ei taha süüa palju süsivesikuid. Et mõned on öelnud, et nemad on low carb dieedil. Et kus kohast on see tulnud, et süsivesikud on halvad? Kus kohast on see tulnud, et süsivesikud on halvad? Minu arvates süsivesikud ei ole halvad ning nad ei tee siin paksuks. Süsivesikud ladestavad su kehas glütseriinina ning nendest on kehal lihtne vabaneda. See süsivesiniku vastane teooria tekkis sellest, et diabeeti põdevatel inimestel, kes on enamjagu paksud, neil ei saa glükoos rakkudesse minna. Aga glükoos ei saatu rakkudesse, kuna rakkude ümber on kolesteroolirikaste ja rasvaste ainete söömisest, nagu liha, kala, piim ja muna. Tänu nende ainete söömisest tuleb rakkude ümber rasvakist, mis ei lase glükoosi enda sisse. Terve see süsivesiniku vastane teooria võib selle ümber, et tähelepanu kõrvale juhtuda loomsetest kolesteroolirikastest rasvadest. Loomatööstusele ei meeldi, kui räägitakse, et liha, kala, piim ja muna on halvad, seega nad tahaksid, et jutu teema on süsivesiniku peal. Aga süsivesikud on täiesti vajalikud ja süütud. Külastunud rasvad on need, mis paksuks teevad. Ma uurisin selle low carb dieedi kohta ja siin on üks low carb toidupüramiid. Sellest on näha, nagu proteiin on lihtsalt kõige vajalikum asi. 2 esimest astet on proteiini saamiseks. Aga proteiin või valk, seda saab väga hästi ka taimsetest toitudest ning mitte kellelgi ei ole proteiini puudus. Parem küsimus oleks, kust sa oma kiudainet saad. Inimestel on soovituslik proteiini kogus 50 grammi päevas. Keskmiselt tarbib Eesti inimene 100 grammi proteiini päevas. Samas keskmiselt kiudainet võib süüa poole rohkem. See low carb dieet on üks naljakas dieet. See ütleb, et kõike peale valgesaia ja suhkru võib süüa. Suhteliselt lihtne on low carb dieedile minna. Ja kui inimene läheb selle dieedile, siis see tekitab inimesest justkui enesekindlus, nagu ta söökski tervislikult. Kui tegelikult selline dieet on väga ebatervislik. Selle toidupüramiidi 3 esimest astet kõik sisaldavad kolesterooli, mis ummistab su artereid ja tekitab kõrget vererõhku. See dieet sisaldab palju kantserogeene ning see on ka väga rasvarikas dieet. Rasvast on su kehal raske vabaneda ning tõenäoliselt see paksus on väga suur. Eestis on põhilisteks surmapõhjusteks on veresoonkonna haigused ehk arterite ummistamine ja südame seiskumine ning ka vahaloomulised kasvajad. Need surmapõhjused, südame ja veresoonkonna haigused ning vähkkasvajad, need moodustavad üle 80% kõigist surmajuhtumistest Eestis. Need surmapõhjused on ravitavad täistaimetoidu dieediga. Ma tahaks rõhutada, et vegan dieet mitte ainult ei leevenda sümptomeid, vaid see ka ravib. On palju näiteid, kus inimene, kes on olnud 20 aastat diabeedi haige, kes võtab iga päev 5-10 erinevat rohtu iga päev, kui ta läheb vegan dieedile, siis ta saab 2 nädalaga terveks. Inimesel tuleb energia tagasi, ta ei vaja enam ravimeid ning kõik haigussümptomid kaovad. Ainuke viis, kas diabeeti ravida, on minnes täistaimetoidu dieedile. Seda on nii kurb näha, et kui inimesel tuleb diabeet ja ta läheb arsti juurde, siis arst ütleb, et diabeeti sattumine on su enda viga, sul on halvad geenid. Arst ütleb, et riskiteguriteks on vähene liikumine ja suhkru söömine. Arst isegi ei maini, et täistaimetoidu dieet võib sind ravida. Siis annavad arstid diabeetikule rohtusid, ütleb, et see rohi on kõrge vererõhu vastu, see rohi maandab stressi, aga need rohud ei aita. Heal juhul rohud leevendavad sümptomeid, aga need ei ravi. Neid rohte ei pandagi inimesele mitte kuuks ajaks, mitte ka aastaks, vaid terveks eluks. Arstid hoolitsevad selle eest, et see oleks terve edaspidise elu haige, sest kui inimene on haige, siis toob haigele raha sisse. Mulle tundub, et suur osa haigussüsteemist on ehitatud mitte haiguste ennetamiseks, vaid tagajärgedega võitlemiseks. Haiglates on kallid diagnostikaseadmed nagu magnetresonantsi kompuuter, traumakahvrid, seal on invasiivosakonnad, kus kirurgid teevad keerulisi südameoperatsioone ning haiglate partnerid on ka ravimitöötajad, mis töötavad aina uute ravimite kaalul, mida inimesed saavad tarbida. Suurt osa haiglassüsteemist ei oleks üldse vaja, kui inimesed läheksid vegan dieedile.
vegan dieet on väga võimas dieet, mis ravib. Inimesed ei pea olema haiged, vaid nad saaksid elada täisväärtuslikku elu. Ja ma ütlen, see haiglassüsteem, see kulutab meid kõiki. Ka mina kui kodanik, ma pean maksma 13% oma palgast haigekassale. Ja mõnikord mulle tundub, et selle rahast arstid teevad inimesi haigeks, et siis neid ravida. Kui tuleb inimene, kellel on südame või veresoonkonna haigused, siis tal ei pea andma rohtusid, rohud ei aita. Ta tuleb viia vegan dieedile, sest see ravib. Ja lõpetus tahan öelda, et kui mina läksin vegan dieedile, siis ma märkasin, et siin maailmas on palju ebaõiglust ja ma tahaks selle vastu võidelda. See on nagu minu võitlus. See on see asi, millega ma tegeleda tahan. Soovitan teile ka seda asja. See on väga hea dieet. Taimses toidus on kõik vajalikud ained olemas. Sa ei pea ka kunagi muretsema, et sa sööd palju. Kui oled juba kunagi proovinud veganiks minna, aga ei saanud hakkama, ma julgustan sind uuesti veganiks minema. Kui päris päeva pealt ei taha hakata veganiks, võid ennast teha, et